Vot siis. Praegu oleme Mairoga siin Tädul õppekohas. Tervist! Ja meil oli niisugune mõte, et lihtsalt mõtiskleda natukene matkavarustuse teemal. Ja et mida miski meist oluliseks peab ja matkamise juures üleüldse ja varustuse juures ka. Et, aga kuidas see jutt liigub, eks seda ise vaatame ja näeme, et mingid kindlad programmi ei ole. Et me siis täna läheme matkale, eks ole. Mina pakkisin juba omale koti kokku, et siis saame vaadata, et mis ma selleks matkaks nagu kaasa võtsin omale. Ja, see on tõesti põnev. Lihtsalt meil oli mõte minna rabamatkale. Mina ei ole väga rabamatkas käinud, rabamatkal. Küll olen käinud sellises kohtades, kus on lautee olemas, aga puudub kogemus. Et sellest, mida üldse nagu spetsiifilisemalt just rabamatkale võiks kaasa võtta, et äkki Mairol on mingisuguseid nippe mulle ja meile kõigile jagada. Nii et... Minu arvast on just huvitavam käia kuskil, kus ei ole neid ette tehtud lautteid, et vaatad, kus sa lähed, joonistad kardid on mingi suvalise raja omale, et tahan selle järve juures käia ja tahan selle järve juures käia, et muidu sa oled piiratud sellega, et kuhu see lauttee sind viib. Aga... Ja, et sa saadki olla nagu rohkem nagu väljas sellest tsivilisatsioonist nii-öelda, see on nagu väga äge tunne. Ma sain ise sellest nagu mingi kogemuse, kui ma käisin nüüd Rannetiga, Ülemiste kolleegiga selle kanuumatkal ja täpselt niisugune tunne nagu kuskil Amazonasest, nagu täiesti teine vaatepunkt nagu, et kuidagi, et niisugustes kohtades, kus jalgsi nagu ligi ei pääse, et see väga kihvt. Aga jah, mõtlen, et võib-olla siis vaatame, et mis Mairol seljakotis on, et... Võtan selle jope ära, sest et mul hakkas juba pala siin lõkke ääres. Täna on selline vihmane ilm, et siis oli kindlasti vaja hea vihmajope kaasa võtta. Ja. Et kui õhtul või midagi sadama hakkab, et siis on vihma eest vähemalt kaitse olemas. Nii, alustame kohe siis algusest. Võrkkiigega matkates on kindlasti mingit matti omale alla vaja. Et mul on sinna võrkiga alla on veel see alus magamiskott ostetud, aga mul on ikkagi nagu külm magada seal. Isegi selle alus magamiskotiga, nii et see on mul täitsa uus, ma ei ole kasutanud seda, et võtsin siis omale mati kaasa. Et ma olen vahel kasutanud ka seda Thermaresti, seda X-termi õhkmäratsit siis. Okay. Aga tema viga on see, et ta libiseb nagu see võrkiga salt ära ja hommikuks on ta sul kuskil peal hoopis. Okay. Ja see lamedam maras töötab nagu paremini võrkigas. Nii, kõige peale ma olen üritanud koti niimoodi pakkida, et kõige vajalikumad asjad on siis kättesaadavad ja neid asju, mida on alles õhtul vaja, et need on kuskil koti põhjas, et siis on lihtne. Hambapasta on mul siin peal. Sääsetõrje, kindlasti vajalik. Rabas eriti ilmselt. Jah, seal õhtul läheb hulluks. Kuigi ma olen seda tähele pannud, et riided, milles sääsed läbi hammusta, on palju paremad kui see sääsemürk. Et see sääsemürk kestab mingi tund aega, võib-olla 2 tundi ja siis hakkavad ikka ligi tulema kuskilt. Aga riided, mis on nagu sääsekindlad, sealt nad läbi ei hammusta ja kestavad igavesti. Nii, pikk lusikas ja on süüa sealt külmkuivatud toidupakkidest. Okay. Et ei määri käsi ära. Et ma tükk aega kunagi kasutasin seal lühemat lusikat ja siis kogu aeg olid käed koos või kindlad koos ja oli suht vastik. Tulehakatis, rabas kindlasti me lõket ei tee, aga see on mul alati läheb matkakotti millegi pärast, et ükskõik kuhu ma lähen. Aga tikkudega on hea ka priimust põlema panna. Mis sul tulehakatiseks on seal? Mingid need ahjukuubikud, jah, et midagi ahja kiidatakse. Ma olen ise ka neid võtnud kaasa, sest nad on üüratult odavad ja samas nad põlevad nagu päris pikka aega. Et see on nagu nende suur eelis, nad ei kaalu väga palju. Ideaalne kaasa võtta, et ma olen küll ostnud neid igas muid asju ka, vaigupulkasid ja need on nii kallid. Samas see nagu
töötab nagu, läheb nagu suurema leegiga ja kuidagi nagu tõesti. Ma olen lausvihmas saanud nagu nendega selle lõkke põlema, et hästi üllatav. Ja tikud on tegelikult head rabas kasutamiseks, ka priimuse süütamiseks, sest mul on küll see tulepulk või siin on mul rahakott. Tulepulk on ka olemas, aga noh, rabas, kui sa hakkad seda raba nii tuleohtlik, et kui sa hakkad nagu seal süütama, siis võid oma raba põlema panna, et tikuga neid sädemeid niimoodi ei lenda ja saad nagu ohutumalt minu arust selle priimuse põlema. Praegu on õnneks see tuleohtlik aeg läbi, et kui see oleks ikka kestnud, siis oleks söögi tegemiseks pidanud vist midagi muud välja mõtlema. Nii, tualettpaber, hügieenitarbed, esmaabikomplekt, siin on mul peavalutabletid, sidemed, plaastrid ja kofeiinitabletid ka, et kui ma uni tules, siis mul kipub pea valutama hakkama, et siis ma võtan kofeiinitableti ja nagu mure lahendatud. Ja kõrvatropid. Et mina olen selline inimene, et küll natuke mingi heli on, et siis ma ei saa magada. Ühesõnaga, kui ma hakkan norskama, siis sa tõenäoliselt magama ei jää. Jah, siis on need kaasas. Isegi mõni inimene laseb omale telefonist vihmasabinat õhtul, et magama jääda või tuule või merekohinat või puude kohinat, aga mul ükskõik, kui mingi heli on, siis ma ei maga, et peab olema täiesti tuulevaikne ilm, et ma neid ei kasutaks. Mul endal ka nagu und nagu imelikul kombel otseses ei tule. Võib-olla seepärast just, et mulle just nagu meeldib nagu kuulata seda nagu looduseli ja siis ma nagu ei, ma nagu ei ole nagu siuke passiivne olija, et ma pigem nagu aktiivselt kuulan, mis hääled seal toimuvad ja siis kuidagi ei jää nii hästi magama. Kas mingi loomad? Ja just. Et kes mul seal telgi ümber huvitav käib? Ma ei tea, kui palju rabas, ma ei ole rabas vist, ma ei mäleta, ma oleks rabas ööbinud. Et ma ei tea, kuidas rabas on neid hääli, aga metsas on kogu aeg nagu mingeid hääli ikka on, aga eks sa siis kuuled. Rabas on ilmselt see, et loomad hoiavad nagu eemal, et lõkkekohtades on loomad ära harjunud inimestega ja siis nad julgevad lähemale tulla, aga rabas, kui keegi ikka telgib, et siis see on täiesti tulnukas neile ja nad hoiavad pigem kaugemale. Muidu kotiks on Vaude Brenta. Mõnus suvekott, et tal on see võrk siin, et hoiab selja jahedas. Mitme liitrine see kott sul on? 36+6, Okay. 42, et... Mul on see sama mudel Brenta, aga vanem versioon, mis on 40 liitrit lihtsalt, et seal ei ole seda võimalust lakkaosa kõrgemale tõsta. Ma olen jah suutnud isegi 5-päevase matkal temaga käia, aga nüüd 1-päevasele matkale siis suutsin ta kuidagi niimoodi täis pakkida, et millegi pärast mul see võrkiga varustus kõik võtab nii palju ruumi. Võrkigest rääkides, Mairalt sain täna teada, et täna on rahvusvaheline võrkige päev vist või kuidas see oli? Midagi sellise hämmakipäev. Hämmakipäev. Ma sain Ukult seda teada, ta saatis mulle. Ja Uku varustab mind ka vist, ma saan aru, võrkkiigega siis, et saan ka võrkkiigega täna õhtul ööbida. Oled sa kunagi ööbinud võrkkiigega? Ma olen selle Arbora võrkkiigega ööbinud, see mis on 3 hooaja oma mingi aeg. Talvel ma mäletan mingisugune matkaspordiüritus oli ja siis ma lainutasin ka seda 3 hooaja võrkkiike ja täitsa huvitav kogemus oli. Siin samas kuskil Tallinna lähedal. Mul jah, võrkkiigega mõnikord on hea uni, mõnikord ei ole, et see täitsa oleneb, kuidas ta üles on seatud. Tehnikakott. Täna on hästi väikene tehnikakott, sest mul ei ole drooniakusid ega midagi vaja kaasa tassida, et seal rabas on drooniga lendamine keelatud kahjuks. Nii, akupank.
praegu võtsin 20 000-se, kuigi ma arvan, et ühepäevasele matkale piisaks ka 10 000-lisest. Pealamp, kuna meil läheb päris pikalt vist õhtul, et siis on pealamp oluline. Mul on isegi see varuaku kaasa võetud, juhul kui saab tühjaks, et saab kohe ära vahetada. Et, hunnik laadimisjuhtmeid, et siis mõtled, et mis mul nüüd kaasas on, et mul on kaamera, mul on telefon, kell, latern, et mis mul kõik on vaja ära laadida ja siis võtad vastavalt neid juhtmeid. kuidas sa ütleme matkal, kas sa teed nagu tavaliselt selle GPS-i raja ette või ütleme ja jälgid seda kellast või sa pigem nagu vaatad lihtsalt, kuhu rada viib ja... Mulle meeldib radu joonistada. Okei, hästi. Et, ma olen tänaseks ka mingi raja ja üritasin joonistada, et... Saamegi teada. Ma ütlen niimoodi, et kuna ma ise, ma ka aeg-ajalt ma teen mingisuguse raja ette, aga ma olen siuke paindlik, et mõnikord selle muudan, aga näiteks tänasel matkal kuna ma täpselt ei tea, mis seal rajal ees ootab, siis ma ka enda varustuses ma panin sellise universaalse nagu komplekti kokku, kus ma nagu arvestangi justkui nagu kõigega ja püüan olla natukene paindlikum seal, kus võib-olla kõik ei pea tingimata olema nii veekindel või ma ei tea, mida iganes. Jalatsid mul ei ole veekindlad, et ma tulengi lihtsalt nendega ja nad saavad märjaks ja õhtul panen kuivad sokid jalga ja on eluline lill. Kui suur tõenäosus üldse on rabast nagu kuivaks jääda, kui sa lähed nagu sellelt laudteelt välja? Et kas või see sõltub? Pigem ei ole seda tõenäosust. Ei ole jah? Okei, siis ma tean, et ma unistan juba ette. Et võib-olla kui räätsad alla panna, et siis on suurem tõenäosus, et sa ei vaju kuskile nii sügavale, aga kui sa lähed lihtsalt ilma räätsadeta, et siis sa juba vajud allapoole ja see vesi koondub sinna kokku ja... Aga räätsedega siiski mingi tõenäosus on, et kui sa väga ettevaatik oled, et jäävad jalad kuivaks või pigem siiski ikkagi mitte? Siis on isegi võimalust, et kui sa vaatad, kus sa astud ja võib-olla on mingi kuivem raba, et mõni raba on nagu hästi niiske ja teine raba on jälle kuivem ja siis oleneb, et kas on vihma sadanud ja niimoodi. Okei. Et... Nojah, kui räätsedega minna, siis peab ilmselt ka nagu mõtlema, mis jalanõudused sa jalga saad panna, et nad vist, ma ei tea, sellistega vist ei saagi ju... Ma olen ka kasutanud nendega. Saab ikka nendega ka? Et saab hakkama kuidagi, et okay. Oleneb kindlasti räätsedest ka, et mõni on nagu parema selle sidemega ja teine on selline kehvemaga. Okay. Võib-olla hakkab jalale, kui sa sellised saapad või jalatsid. Viimane asi, mis ma tehnikakotist leidsin, oli see latern. See on mõnus, kui mitmekesi käia, et siis viskad lauale või kuskile keset metsa ja on sul nagu valgustatud kõik. Kas ta on selle magnetiga ka või see vist ei olnud see mingisugune... Ei, selle riputad lihtsalt. Jah, saab riputada, okei. Et seda ma ostsin lihtsalt. Alguses ei mõelnud väga midagi sellest laternast, et kui ta meil poes müügil oli, aga siis Silver võttis ta pakist välja ja näitas, kui eredat valgust ta teeb, et siis ma olin kohe lummatud ja ostsin omale selle ära. See on sealt väga töökindel asi. Ja hästi kergega, et 70 gramm. Siis, hea on organiseerida kõiki asju eraldi veekindlatesse kottidesse, eraldi värvid. Elektroonikakitt sellega oli. Okay. Mul on ka niimoodi. Kui mul on mingi drooni asjad ja siis mul on natuke suurem see kott, aga praegu mahtus kõik ilusti sinna väiksesse kotti ära. Okay. Mis ma omal mingi teisele või kolmandale matkale elus ostsin. Okei. Nii, mis siis sul kotis veel on? See on nagu vaata nagu jõuluvana juures. Mis sul kotis on? Luuletust. Vaat see kott ja see on Fjeldraaveni prügikott. Kujutada ette, Fjeldraaven nimetab seda prügikotiks. See on kõige kasulikum kass üldse. Täpselt, mul endal samamoodi kasutus. Nii praktiline. Niisugune hea, tugev, lihtne kott, sa saad lihtsasti lahti teha ja kogu aeg on kasutus mul endal ka. Prügikott moondus toidukotiks. Et külmkavatatud toidud on head lihtsad, et... On sul ka mingid lemmikud välja kujunenud, mis need kiirtoitidest, et mis seda rohkem maitsevad? Eks igasugused kanapostad ja kanad riisiga ja sellel oranžis pakis olid see... Reaalturmat? Reaalturmat, jah. Okay.
et need on kõige paremad, et isegi lõhepasta, mis Adventure Foodil ei kõlvanud minu arust üldse süüa, oli pealturmatud, lihtsalt viisid keele alla ja ma lihtsalt nautisin, kui ma seda lõhepastat sõin, et võtsin nagu matka viimaseks päevaks preemiaks omal, et ma ei uskunud, et lõhepasta nagu nii hea saab olla. Okay. Ma ise nagu, ma mäletan, kui meil reaalturmat oli matkaspordis, ta oli juba siis nagu üsna kallis. Seepärast ma nagu väga ei julgenud, mis on julgusega pistnud, lihtsalt ei tihanud osta, et oli väga nagu mõtlema panev hind ja no praegu on kõik need hinnad läinud väga kõrgeks, nii et vahet ei ole, mis brändiga on tegu, kas Tactical Foods või Adventure Food või Meki toidud, mis on minu meelest ka väga mõnusad. Isegi need on päris kalliks läinud. Jaa, need on ka kõik kalliks läinud, nii et... Meki toidud on ka täitsa okei, jah. Ega kõik on minu arust teada, et isegi Adventure Foodid, et tegelikult neid kahte toitu ma ei ole kunagi söönud veel, kuljass ja silikon karne, et saab ära maitsta. Mulle ka põnev. Hommikuks võtsin lihtsalt putru kaasa, snäkid, mingid batoonid. Need on head ossikrõpsud. Okei. Nad on head proteiinirikkad. Just sellepärast ma ostan neid, et soola saab sealt palju ja proteiini, et matkal kui palju vett jood, et siis on vaja kuskilt seal soola saada. Ja. Muidu tekivad krambid ja ummud hädad. Nii, veel üks pudel vett. Et ma võtsin siis 4 liitrit vett võtsin kaasa. Okei. Ma tavaliselt arvestan 2 liitrit vett nagu päeva kohta, et kui ma käin. Öeldakse, et nii-öelda peab jooma 2 liitrit vett päevas, mis on tegelikult vist ei vasta nii tõele, kui räägitakse, aga nii, gaasi ja põleti. Võtsin siis seekord tuulekindla põleti, sest et ilmad on sellised päris tuulised praegu. Oota, see on su isiklik põleti, jah? Jah. Okei. Et mulle meeldib, et tekitan nagu see tuulekindla süsteemi ja läheb hästi vähe aega. Ja ma ise ostsin ka selle reaktori ja ma ei ole veel jõudnud seda kasutada sellises olus, kus on nagu hästi tuuline, aga on siis kohe tunda ka see, et kui on tuulisem ilm, et sellega saad nagu normaalsemalt toidu valmis tehtud. Ja ei pea kuskil hoidma käsi ümber ja töötab lihtsalt. Sest mul oli see Pocket Rocketi luks ja ma ühe korra olen väga hädas sellega. Ma lihtsalt ei saanudki vett soojaks. Mul on ka Pocket Rocket 2. Mul on 3 põletit kokku, mida ma kasutan. Osasid on neid, mida ma ei ole nagu tükk aega kasutanud, mis ma esimestele matkadele ostsin, aga 3 põletit on siis jah, mida ma nagu kasutan pidevalt. Üks on see Pocket Rocket, teine on see, 3. on siis bensiinipõleti. Mis oludes sa bensiinipõletit kõige rohkem kasutanud oled või? Pigem talvel ja kuna ta on mul voolikuga, siis ma kasutan teda siis, kui on vaja nagu pikalt nagu süüa ümber kukkus. Sest sellega on päris raske süüa teha. Et isegi kui sa suppi keedad, et siis ta keedab see suppi kohe üle ja võib-olla kärsate põhja ja nagu jube tüütus, et see on pigem vee jaoks lihtsalt. Ongi, kui sul on külmkuivatatud toidud, siis on hästi hea seda kasutada. Nii. Et jah, bensiinipõleti oli siis, kui on vaja nagu pikalt süüa teha või siis talvel, et ükskord ma küpsetasin 45 minutit pannkooke selle bensiinipõletiga. Õpin lihtsalt panni peale ja on nagu mõnus, et Pocket Rocket on jälle selline maast nagu hästi kõrgel ja siis ükskord ma keetsin putru, siis suutsin ümber lükata 4 inimese pudruga. Okei. No jah, sul valmib, ma saan aru, ka varsti see põletitest ka sinu video. No, ma tean, et sinu need videod on kõik ka nagu hästi detailsed ja põhjalikud. Me üritasime testida. Me mõõtsime ka kütusekulu. Et mõõtsime gaasipurgi siis enne veekeetmist ja pärast veekeetmist vaatasime, et mitu grammi gaasi läks iga põletiga veekeetmisel ja see oli kõige kiirem ja samas ka gaasikulu oli ta kõige väiksem. Okei, jah. Vähemalt nii nagu sest, nad väidavad ka, et on kiire ja samas ka nagu kütuse suhtes ökonoomne, see on nagu hea. Et jah, Pocket Rocketil läks 9 grammi gaasi ja sellel läks, Pocket Rocketil läks 7 ja sellel läks siis 4 grammi gaasi.
ja Pocket Rocketit ma kasutan siis, kui on kerget vaja või kompaktsust. Okay. Et ta kaalub tõesti vähem kui see põleti ja keedangi omale ühe kohvi praegu. Et see nüüd kaua ei võta, sest on hea kiire ja efektiivne. Ja talve jaoks on siis extreme variant jah, või no tavaliselt või kuidas sul nagu, sa nagu kaalutled ka, et kui sa lähed poodi, et kas sa nagu võtad... Ja kindlasti talveks ostan selle extreme gaasi, aga kuna noh, siin ei ole nii palju alles, siis ma võtsin sinna rabamatkale, et kus on mingi 3 korda vaja vett keeta, et siis saab neid põhjasid nagu ära kasutada. Ja. Et siin on ka põhjas midagi, et kui pikemale matkale lähen, et siis võtan täisballooni, aga sellistel autoseiklustel. Ma olen näinud kas mingist jubinat, millega saab neid tühjasid gaasipurke nagu koguda nagu, või noh, see vist ei pidanud nii hästi töötama, Ukul oli. Okay. Mingi jama tal oli sellega. Olgu. Et võib-olla see sõltubki mingit, ma ei tea mitmest asjast, et ta töötaks normaalselt. Et kui ei tea täpselt ka, siis on nagu keerulisem. Selle põletiga vist on niimoodi, et teda nagu väga ei ole näha, et ta läheks tööle. Noh, mingil hetkel on näha ka muidugi, aga töötab hästi nagu mõnusalt tugevalt. Ma arvan, et see tassiteiselt läheb nagu kohe. Kauss tavaline, see on vist koera söögi kauss ja kerge. Ja siis titaanist siis tass. Palju see võis maksta umbkaudselt, et mind täitsa huvitab. Ma ei tea, AliExpress 16 €. Ja, väga hea. Ja see on hea näide lihtsalt, et nagu ütleme niimoodi, et mõningates matkapoodides tuleb sellise titaanist tassi eest välja käia umbes 50 €. Või kui mitte rohkem. Jah, et suvel ma kasutan seda, aga sügisel ta on lihtsalt nii õhukene ja jahtub kohe maha, kui sa paned see kuuma asja sisse, et ma ei näe nagu mõtet. Sügisel ma võtan tavaliselt, mul on üks paksemast metallist kauss või see tass ja talve võtan kindlasti termost tassi. Ja ma olen ise ka viimasel ajal üldse nagu neid termostasse nagu hakanud fännama. Ma mõtlen, et niisugused kinnised tassi, et niimoodi, et ma saan teda toimetada lihtsasti ühest kohast teise või kui ma kogemata ümber lükkan, et siis ta ei lähe laiali ja et noh, selle tõttu juba, et püsib paremini temperatuur ja aga jah. Ma vaatan, et sulle on see sama kohv nagu, mis mulle vist. Tule sinu pärast, ma ostan neid. See lihtsalt on nii, ma ei tea. See on jah karamelli maitseline ja Riho ükskord mulle jootis seda sisse. Sõltuvust tekitab. Pean ka ostma neid. Ma panen 200 pakki ühe tassi sisse, siis on selline ekstra magus. Ja see on lihtsalt nii hea asja. Ma just praegu jõin ühe tassitäi seda sama asja ära nagu. Mida mina olen nagu viimasel ajal mõelnud, et võiks olla poes on kofeiinivabad sellised samasugused 3-1 kohvid. Ma ei ole veel näinud. Neid on lahustuvaid kohvisid olemas suuremas purgis ja tavalisi kohvisid. Aga just, et nagu enda kofeiini sõltuvust natukene leevendada, et siis olen viimasel ajal kodus joonud kofeiinivaba kohvi, aga matkal mul ei ole valikut. Või no kui ma ei taha suurt purki kaasa võtta või sealt kuidagi mingi, ma ei tea, lihtsalt ebamugav hakata ümber panema teise nõusse või kuskile kohvisid ja eraldi mingit koort ja palju lihtsam, kui kõik on niisugune pakikene ja saad kohe visata kõik sisse. Aga veel ei ole jõudnud niisugune asi turule. No üldse tegelikult ka kofeiinivabast kohvisid ei ole väga palju. Ma ise mainin lihtsalt veel, et mis jääb sellest kaadrist välja, et meil on siin üks mees, aserbaidžaanlane, kellel on väga huvitav grill või niisugune ma ei oska öelda, kus ta sellise olla saanud. On väga-väga põnev pärast kindlasti sellest omaette juttu. Ja siis kohvi vesi sai juba väga ruttu sul valmis. Sekunditega võid pärast kaamerast vaadata. Ja. Aeg oli. Et see lihtsalt nagu, ma mõtlen, reaktoriga täpselt sama lugu, et kui panna mingi väga väikene kogus, siis see saab nagu tõesti sekunditega valmis. Vaatame, kus meil lusikavärk oli.
ja hommikul ma vaatasin just ühte videot, kus üks minu lemmik YouTuber, selle kanali nimi on Outdoor Gear või midagi siukest. Ja ka nagu näitas erinevaid põleteid ja just mitte gaasi, vaid neid piirides põleteid ja rääkis, kus kohas võiks olla üldse sellel mingi mõte. No, seda ma tahaks teada, sest ma tegin seda videot. Tema ainuke pluss on see, et ta töötab täiesti vaikselt, aga... see on peamine üks pluss. Aga samas olid need valged need tabletid. Kui meil piirituse põletiga saime vee keema 32 minutiga, siis tablett pani 6 minuti 50 sekundiga vee keema. Ja töötas ka täitsa vaikselt, et ma arvan, et see tablett oleks nagu mõistlikum. Huvitav, minul on selline kogemus, et selle tabletiga nagu läks ka nagu kohutavalt palju aega. Lihtsalt, ma ei tea, kas lihtsalt tuul oli nagu liiga tugev ja ma ei pannud kuskile piisavalt palju seda tuuletõket või ühe korra ma kasutasin roheliste rattamatkal, ma panin ukku panin selle autokummi ümber, nagu igal pool oli nagu just tuulekaitse, ikka läks seal mingi üle 15 minuti, et piiritustabletiga ei läinud ja pluss oli see, et see piiritustableti jättis sinna põhja mingi imeliku olluse sinna külge kinni, mida nagu ei saa nii lihtsasti lahti, et kui ta oli ära põlenud, et see oli nagu selline ebameeldiv üllatus. Tahtsid midagi öelda? Ei. Okay. Ja siis, aga mis siis pluss võiks olla veel, et on lihtsalt, ütleme niimoodi, et ta lihtsalt kuulub nende kütuste hulka, mida sa saad ka miinustemperatuuridega kasutada, et piiritus. Piiritus, jah. Piiritus läheb kehvasti tööle minu arust. Jaa, ta läheb igal juhul kehvasti tööle. Noh, ka bensiin läheb kehvasti tööle. Mitte nii kehvasti, et kui ikka on soojem kui -10 kraadi, et siis ikka läheb, aga kui läheb juba külmemaks, et siis sa pead ikka tikuga vaeva nägema, et ta läheks. Riided ma pakin tavaliselt 2 veekindasse kotti. Põhjus on, et ühed riided on õhtuks ja teised riided on need, mida mul võiks päeva vaja minna. Et kui on täielik padukas, siis ma ei tee neid õhtuseid riideid nagu märjaks. Kuidas on sinu kogemus ka vihmaga, ütleme selle varustusega? On ta siis see EcoShelli jope sul ka olnud nagu, mis hoiab sind kuni matka lõpuni nagu veekindlad või pigem ta lõpuks ikkagi hakkab kuskilt läbi imbuma? Ei hakka läbi imbuma. Et üks päev kordus odas nagu terve päev. Ja noh, mul oli tunne, et ma olen nagu märg, aga kui ma jope ära võtsin, et siis ikkagi ei olnud niiske. Okei. Või noh, niiske oli, aga ei olnud nagu märg. Ma arvan, et see oli lihtsalt kehakondents. Okei. No võt ongi jah, et vahel on raske aru saada, et kas see on, millest on niiske on, et kas, noh eriti kui sa oled matkanud, siis ütleme aktiivselt, et kas see on siis vihmast või on see lihtsalt kondentsist. Mul on see istumisalus ka, kui sa tahad. Tänud. Sest ta ei ole siin märg. Ma tavaliselt kasutan seda magamismatti munaresti istumisalasena. Jah, siis kui on see olemas, jah, see on nagu päris hea. Kasutad nagu ühte asja mitmestarbeliselt, see on nagu üks võimalus, kuidas kaalu kokku hoida. Jah, ma ise olen mõelnud ka selle munaresti, ütleme, see munaresti eelis on tõesti see, et ta on nii lihtne nagu, et sa ei pea hakkama seda mingi pumpama ja tühjaks laskma ja kuidagi pakkima, kõik läheb nagu väga kiiresti. Ja ta on kuulikindel. Jaa, et ei ole seda ohtu, et ta kuskilt läheb pauk sisse ja et on nagu väga... Plus ta on jumala hea panna X-Termi alla näiteks. Annab lisasooja ja turvalisus ka, et sa ei lõhu ära omal seda. Mul on see Neoairi Uberlight ja ma mõtlen nagu ka, et kui sa ütled ka, et nagu ta on sellised asjad nagu libedad seal hämmokis, et kas, mis ma teen. Mul on see Ferrino oma see nappmatt. Mul on ka see, aga ma võtsin selle olditava, et ta võtab vähem ruumi. Jah, nii on. Et asi, mille peale mõelda. Ma ei tea, kas need mullid annavad nagu midagi juurde see munarestis või ei anna, aga eks saab ära katsetada. Ta on igal juhul pehme võrreldes selle nappmatiga, et ta on hea. Ei, see näpiga, ma arvan, on ka okei seal võrkiga siis. Oletan ka, jah. Aga sääsevõrku vist ei olnud sinu selle võrkiga? Ei, okei. Et sa pead siis midagi näo ette panema? Mul on mingisugune olemas, jah. Võtsin isegi kaasa praegu, et aga jah.
vaatame edasi, jah, riided on mul siis 2 eraldi kotis just selle eesmärgiga, et kui on vaja padukaga mingid riideesed võtta, kindaid või mütsi, et siis on eraldi kotis kõik need päevased asjad nii-öelda. Et siis õhtused riided ma võtan alles siis välja, kui ma olen telgis vihma eest ilusti varjul. Võib-olla vaatame neid riideid või? Davai, et siis saab ka nagu mingi taimsest, et mis laadi. Esimest korda elus ma ei võta oma sulejopet kaasa. Et ma arvan, et kui mul on see Merino Hotwooli hästi paks villased need soepesu, et siis ei ole vaja. Praegu päevases kotis on mul ainult see särk, pikakäisteline, praegu on mul mugav pehme selline mõnus, et annab lisasooja. See on siis fliis või on ta ka mingi Merino okay. Helli oma. Et ma arvan, et sellest lisasoojast piisab, et praegu ei ole nii külm ilm tegelikult. Riiete kotis on mul rätik, võib-olla tahan ujuma minna, võib-olla on vaja jalgu kuivatada või midagi. Magamiseks mulle meeldib Merino sokke kanda, head kuivad, jalga, torusall. Et isegi suvel ma tahan oma kaela kaitsta selle jaheda õhu eest. Okay. Veekindlad sokid. Kus kohas sa neid said? Tellisin kuskilt Suurbritanniast. Okay. Ja kas ta on veekindel, seal sees pole mingisugune membraan või mis ta on? Ja sa kuuled, siin on see mingi selline kile. Ma ei ole teda väga kandnud, ma arvan, et ta ei ole nagu väga vastupidav. Okay. Samas see tundub nagu niisugune nagu hingav või niisugune materjal. Aga ei on näha küll jah, et kui nagu paned... Kuuled ka nagu oleks mingi kile siin sees. Ja, et tal on ikkagi hea näha, et on midagi sees, et ta ei ole lihtsalt niisugune kangas. Ma ei ostnud neid mitte vee jaoks. Ma ei ole teda kunagi selle eesmärgiga kasutanud, vaid ma ostsin ta sääsekindluse jaoks. Sääsekindluse jaoks, okei. Need jalatsid ei ole nagu sääsekindlad, topid need sokid jalga. Kas ta mingil määral säästab ka märja eest, kui sa oled rabas ja su jalg on märjas või... Ma olen teda ükskord niimoodi kasutanud, et terve päeva sadas vihma ja hommikul olid ikka sokid ja jalatsid olid märjad, siis ma toppisin need jalga, et siis oli hea hommikul nagu oli kuiv. Et siis kehasoojaga kuivatasin oma jalatsid kuidagi hommikul seest poolt, et... Et neid on nii palju küsitud matkaspordis ka, et... No ta on päriselt veekindel, ma proovisin kodus, toppisin sinna ämbri sisse vett ja siis toppisin käega vee alla ja päriselt hoiab vett kinni. Aga jah, ma ei usu, et ta nagu liiga vastupidav on, et teda nagu pikkadel matkadel kasutada. Topingi õhtul pigem ostsin see sääsekindluse jaoks. Okay. Nii vahetussokid, lihtsalt Lorpeni T3-d. Et kuna on oht, et ikkagi sokid ja jalatsid saavad märjaks, et siis on hea vahetussokid kaasa võtta. Ja siis soepesu õhtuks. Ma magan aasta läbi selle Hotwoolidega. Mul on ka see üks lemmikasi, mida ma kasutan matkadel. Veits topiline on, aga pole hullu. Matkal keegi ei loe neid toppe. Ja siis püksid on ka Hotwooli omad, et aasta läbi panen magamiseks selga need. Võib-olla kui on mingi 25 kraadi öösel, et siis ma jätan panemata, aga muidu ma olen alati pannud. Jah, see mõnusaks nagu, mõtlen, mina käin väga sageli ka lihtsalt öösel ajal vetsus, siis ka nagu, kui sa tuled magamiskotist välja ja tahad nagu kiiruga ära käia, siis ei pea nagu, sul on veel keha soe sees, et nagu väga... Ja isegi talvel nagu mingi -7 on, et siis ei pea midagi selga panema. Ja, ma käin samamoodi, et ma ei pane midagi peale aluspesule, et külmakraadideks on täiesti käidud. Veekindlik kott on hea kasutada seda vaakumkotina, pesitsid selle õhu välja ja siis ta on vaakumis sul. Kas sul on juhtunud ka, et kui sul nagu varustus, ütleme näiteks magamiskott on saanud märjaks, nagu läbi märjaks või on sulle ära olnud pakitata kuidagi niimoodi, et ta ikkagi päris märjaks ei saa? Minul endal ei ole, Ukul on. Uku käis kajakiga ükskord ümber. Ja siis tal oli kuidagi halvasti suletud need kotid ja pääses natukene sinna. Aga ta vist ei saanud läbi märjaks, et ta suutis ikka magada, aga et jah, seda magamiskotti peab alati kindlalt hoidma veekindlas kotis, mis on hästi suletud.
siis kui magada ka ei saa, siis on nagu väga nagu niru, et oled päeva otsa oled matkanud ja läbi väsinud ja võib-olla õhtu külm ja jahe ja siis avastad, et sul on magamiskott määraks, see on midagi, see on õudusune nägu nagu matkajale võib-olla. No see on selline hädaolukorra asi on ka see magamiskott, et ikkagi kuigi sul kõik riided ja asjad on märjad, et jah, et siis vähemalt magamiskott on kuiv, et telk ja ronid telki ja oled magamiskotis, et saad mingitki sooja vähemalt. aga kas kondents sinu telgis ei ole nii tekkinud, mul on talvel olnud niimoodi juhus, kus ma oma meelest arvan, et mul on nagu üks maailma vingemaid telke ja magamiskotte aga lihtsalt kondents nagu tekkis ja hakkas nagu tilkuma seda kondentsi magamiskoti peale. See oli nagu siukene seda on ikka juhtunud jah. Et siis ongi, et päeval, kui õnnestub päikest näha, et tõmbad lõuna ajal magamiskoti välja ja üritad kuivatada teda veits. Eriti hull on, kui oled sule magamiskotiga. Jaa, no täpselt. Mul ongi sule magamiskott ja et see on nagu väga, just et kui sa saad mitu päeva olla kuskil matkal, et sul saab esimesel päeval kohe magamiskott kondentsiga märjaks, see ei ole väga mõnus. Aga noh, samas jah, ma arvan, et need, kes kuskil talimatkamas käivad, neil on see nagu paratamatus või nad võtavad see nagu, see on nagu matka osana, et ongi sul niisugune veidi märg magamiskott. Ühel YouTuberil oli ja ütles, et embrace the suck. Et sul on nagunii lõpuks rõve ja vastik, et võid küll vältida lõpmatuseni, aga mingi hetk kui ma siia tulin elektritõuksiga, siis ma mõtlesin, ma ei tea, kas sa tead niisugust Bob Marley ütlust, et some people ma mõtlen, kuidas see oli. Some people can feel the rain, but some people get just wet. Nagu, et ühesõnaga, ma saan aru, see mõte oli selles, et, nagu, et kui on nagu niisugune vihmane ilm, et siis nagu selles olukorras, et seda võib ka nautida, saab ka nautida. Ei pea hakkama ringi jooksma. Jah. Et ühesõnaga, et mingis mõttes saab seda nautida või püüda seda võtta vähemalt nii palju, kui see võimalik, nagu võimalikult relaxilt ja rahulikult. Aga samas ma natuke mõtlen küll, et ma arvan, kui Bob Marley oleks Eestis elanud ja mitte Jamaikas ja kui ta oleks Eestis kuskil vaatama oktoobris või seal, ma ei tea, talvekuudel nagu üleni märg ja ma arvan, et ma ei tea, võib-olla siis natuke kohendaks võib-olla seda enda seda ütles, et sest ikka, kui sa ikka päris märg oled, ma arvan, et väga raske on seda nagu kuidagi see on alajahtumine ja kõik. See ei ole vist ilmselt Bob Marley'le ka ei oleks väga mõnus. Selles mõttes ikkagi siuke vihmakindlus lihtsalt nagu Eesti oludes, ta on ikkagi on väga oluline, et mida külm jahedamad ilmad. Isegi kevad, suvisel ajal ikkagi, kui sa oled nagu terve õhtu otsa ja öösel ikkagi väga külmalt nagu läbi märg, siis see ei ole hea tunne. Nii palju. Mis sul kotis veel on? Mis sul põlekotis siin on? Me nüüd hakkamegi magamisasjade juurde jõudma. Vihmatarp, katus urkikele, Felina oma. Sul on vist Hillebergi oma? Jaa, mul on see Hillebergi oma. Ta on vist kergem, eks? Ja suurem? Kergem. Ma toon enda oma siia. Aga ütleme, et isegi selle puhul ma ikka tunnen, et ta võiks olla veel suurem. Kui ma ei taha teda lihtsalt kasutada nagu selle võrkliige katlena, vaid ka nagu lihtsalt, kui ma lähengi ainult selle peale, et kasutan seda selliseks, ütleme, püüan mingisuguse süsteemi teha, et oleks nagu telgi asenduseks, et siis ta võiks olla veel veidi suurem. Aga siis kaob jällegi ära selle võlu, et just ta on nii väike, ta on nagu, ma võidan sellega, ka kõige kergemate telkide juures ma võidan sellega ligi kilo, et ta on tõesti väga kerge. Jaa, see ongi see, et iga asja pealt säästad mingi 100 grammi ja on sul 10 asja, mille pealt sa 100 grammi säästad, on sul kilo säästatud. Et minu jaoks siis seda üldse välja pääsmata, et ma olen pidanud hakkama mõtlema rohkem selle varustuse peale, et oleks kergem sealt põlveviast selle pärast. See on omaette teema. Eks ta on alati nauditavam, kui sul... Ja. No sellele kõigele lisaks veel. Ma ise vähemalt tajun seda, et nagu oluliselt võtta, nagu ma suudan seda matka rohkem nautida, kui mul on seda nagu nodi vähe seljas ja see kilogramm ei ole väga palju.
nii, nüüd tuleb hunnik nööre, sest see on see võrkiga, nii, jaa, okei. võrkiga luksuselt sa kilomeetrite viis on neid nööre kaasas. Ma olen üritanud omal võrkiga käimise võimalikult lihtsaks teha, et ma ei peaks ühtegi sõlme tegema. Et kui ma alguses hakkasin käima, siis mul olid need suvalised nöörid, siis seod selle puu külge, vaatad, et kurat, läks liiga madalale, siis hakkad jälle lahti siduma ja niimoodi, et jube tüütu oli, aga nüüd ma olen investeerinud natukene, et ma ei peaks mitte ühtegi sõlme enam tegema. Okei. See on nagu hästi erinevad neid aasasid vist nagu seal, siis on nagu erinevates kohtades panna kuidagi. Jaa, et see käibki ümber puu, paned siit läbi. Noh, see osa siis jääb ümber puu. Ja siia siis valid, et kus sa oma selle võrkiga paned karabiiniga. Et tahad kõrgemale panna, siis paned siit läbi ja madalamale või kaugemale. Paned siia. See on mõistlik, jah. Et rohkem valikuvabadust kuidagi nagu, et paindlikkust. Jah. Eesti ei pea tõesti tegema mingid sõlmi. Jaa. Nii et jah, et kui selle võrkkiigega tahta magada, siis peab kindlasti arvestama seda, et lisa tuleb ikkagi võtta kas ikkagi see tarp või siis need nöörid ja kõik need asjad natukene lisavad seda kaalu. Et igal juhul ta mingi ruumi võtab, ka siis, kui see tarp ise või see võrkkiik ise on nagu väga kerge. Nii järgmised karabiinid vahepeal. Nende karabiinidega ma panen siis võrkiga puu külge. Vot need on korralikud karabiinid, need ei ole siuksed... Ei taha maha kukkuda. Ja. Lukustatavad ka, et siis ei pääse lahti. Ja tarbi panemiseks ka oma nöörid. Et samamoodi, et ei peaks sõlmesid tegema. Siis see pool läheb ümber puu. Jah, saad niimoodi. See läheb ümber puu. Ja siis selle osa siis paned tarbi külge. Ja siis tõmbad pingule. Päris äge. Selle said ka kuskilt netist või ma ei tea, et... AliExpressist, jah. Ma lihtsalt otsisin mingid viisid, et kuidas saaksin ma sõlmedeta oma elu lahendatud. No osad, ma tean, et ma hakkasin vaatama, kui ma ise selle endale tarbi ostsin, et on ka mingid sõlmed, mida saab nagu hästi lihtsasti lahti võtta. Ja kui nagu väga tahta, siis sa saad ka kuidagi lihtsalt sõlmi teha, mida on lihtsam lahti võtta, aga ikkagi see on niisugune... Ja ikkagi jah, kui pead nagu kõrgemale panema ja selgub, et on liiga madalal, et siis pead ikka lahti hakkama arvutama ja uuesti tegema neid sõlmesid, et jube tüütus. Nii, nüüd on mul viimases veekindlas kotis on siis külen magamisvarustus, padi. See padi öeldakse, et on nagu mugavusvarustus, aga minul just selline padi on siis selline kohustuslik osa, et saaks hästi magada ja pea valutama ei hakkaks. Ja, ma ise ka olen seda teed läinud, et mul mingi padi on, sest lihtsalt ma varem olen küll pannud magamiskoti ümbriskoti sisse selle enda riided ja asjad ja aga ma ei tea, ta ei ole ikkagi see ja... Ma olen kasutanud neid õhkpatju, nad on küll kergemad, aga ikkagi ei anna sellist head pehmet tunnet, et magan nagu mingi õhupalli peal ja ei ole nii hea. Mul on just ka üks Seattle Summiti oma, mis on just selline tunne, et kui sa natuke keerab pead, siis sa tunned, et nagu ta keerab nagu päris kõrvale või kuidagi nagu, ei saa nagu stabiilselt asendit nagu hoida või. Mis ei ole nagu nii mugav, jah. Nii, magamiskott.
siin ei ole väga midagi rääkida nende kohta, vaatad lihtsalt temperatuuri järgi. Et mul on vist, oota, 4 magamiskotti, mis ma kasutan. Üks on siis suveks, siis on sügiseks on mul, üks on sulega ja teine on. Yes. Oh, it's very kind of you. Oh, really? Thank you. Really, thank you. Well, so nice from you. Wow. Kuule, see on väga äge. Vau. Vau. Näed Aserbaidžaanis, no Aserbaidžaani külalislahkus tuleb siia Eestisse kohe, et ei ole niimoodi, et me läheme Aserbaidžaani, kus me saame siukse, ütleme, Kesk-Aasia külalislahkust tundu, vaid siia tuleb ka see purskub külalislahkust välja otse kaamerasse. Mis on väga tore. Väga armas. Pärast ma kindlasti Klassikaline Aserbaidžaani toit vist. Tundub küll, jah. Väga äge. Ja Kesk-Aasiast need inimesed oskavad ka igasugust liha küpsetada. Nemad teavad, mida teha lihaga. See on nende nagu selline spetsialiteet. Imeline. Nii pehmed seda burgerit me ei ole Taevalik. kuskilt saanud. Suurepärane. Ta on nagu jumala hea pehme, vaata. Kes teist ostad kuskilt burgeri, siis on selline kivitükk. Aha, et sul on siis 4 magamiskotti ja üks on selline suvine. Jah, see on suvine. 8–4 kraadi, siis on see mugavustemperatuur. Siis on sügiseks on mul üks on sulest ja teine on siis sünteetiline. Et see sünteetiline on mul 5–0 kraadi, et see on see pehme sügise oma. Ja siis sulg on mul -4––11, pigem -4. Et sellest allapoole läheb juba jahedaks, et siis mul võtan oma talvise magamiskotti, mis on -9––15. Aga see on sünteetiline ja jube raske, et ma mõtlen, et ma peaks kunagi ikka investeerima selle. See on ainult 800 või? Jaa. Mulle väga see magamiskott meeldis. Lihtsalt on nii hea ja mõnus soe. Aga tema miinuseks ongi see, et lihtsalt on raske ja ka suur võtab väga palju ruumi ära selle kotis. Ma olen nii igatsen mingis mõttes isegi seda. Lihtsalt on nii töökindel või selline. Ongi, et ta ka kuivab kiiremini ära. Ta on lihtsam hooldada ka. Aga jaa, lihtsalt see raskus. See oli see põhjus, miks ma lõpuks ikkagi vahetasin ta sult magamiskoti vastu välja. Midagi ei ole teha. Leinan seda taga, aga lihtsalt, et see oli lihtsalt vajadus. Et natukene kergemaks teha raskust. Enda põlve pärast lihtsalt jälle. Sest sulg magamiskott samade temperatuuri näitajate juures kaalub ikkagi 700 grammi ikka. Umbes niimoodi, jah. Kaalub ikkagi vähem ja oluliselt. Ja see ei ole ükskõik. 700 grammi matkal ei ole ükskõik. See on ikkagi väga suur võit. Ja me räägime, et 10 asjal ka säästad nagu 100 grammi, et siis on 1 kilogramm, aga kui sa juba 700 grammi säästad paljudelt asjadelt, et siis on päris mitu kilo. Ehk siis matkavarustuse juures, et ütleme niimoodi, kui sa kui nagu mõelda, et jah, et mingi 10, 20, 30, 40 grammi võidad mingi asja pealt, oleneb asjast muidugi, see võib olla ka väga suur võit, aga see ei ole nii, aga ütleme, kui see juba sadades grammides, siis see on ikkagi väga suur vahe. Eriti talvisel varustusel lihtsalt, kui sul niigi on seda maiti nii palju, riided ja kõik on ju palju paksemad ja see võtab aega lihtsalt. Või mitte aega, vaid see võtab ruumi, see võtab kaalu kõike veel rämedalt. Nii ta on. Nii, ma üritan siin nüüd kuidagi ülejäänud asju ka kätte saada. Nii. Võrkiga alus magamiskott. See käib siis võrkiga alla. Et siis sa peaksid nagu pääsema sellest mati kasutamisest. Aga ma olen ikka tundnud, et mul on nagu jahe. Kuidagi tuleb jahe isegi läbi selle. Et siis ma võtsin ka omale selle mati lisaks.
okei. ilmselt ma reguleerin teda kuidagi valesti ja ma ei ole nagu süvenenud. Ühesõnaga, sul on see magamiskott on seal all. ja siis tuleb võrkik. Siin on sul see Z-light või see madrats. Ja siis peale paned vahel ka, kui on jahedamad ilmad, siis sa paned ka selle mingi X-termi või midagi. X-termi ei pane. Okay. Või jääbki niimoodi? Jääbki nii, jah. Okay. Lihtsalt seetõttu, et ta hakkab igal pool libisema see... Ei näe nagu mõtet. Et ma esimestel matkadel küll kasutasin seda X-termi seal, aga jah, lõppes sellega, et hommikul oli ta kuskil ära lennanud ja hakkas ikka jahe. Ma ei tea, minu jaoks on ka see olnud raske. Kuidagi, ma olen kuidagi vist nagu leppinud mingis mõttes küll, et need Neoairi madratsid on sellised libedikud. Et eriti kui natukene kuskil kaldus, siis kas libiseb madrats või sa ise libised sealt madratsit ära. Igal juhul üks suur libisemine toimub ja kui on sul padi, siis see libiseb. No telgis ei ole nii hull, telgis ei libise nii palju, aga võrkigas, kuna sa oled nagu kaldus pinnasel, et siis sa hakkad. Kui ma käisin seal Itaalias korra suvise telgiga, rannatelgiga, mille ma ostsin koha peal, siis oli niimoodi, et märkasin alati mitmel korral öösel üles. Oli siukene mägitee ja kuidagi mingi väga vähe ruumi üldse oli telkimiseks. Ja see madrats iga mõne paari tunni järel ta libises mult alla niimoodi sinna telgist välja, sest ta oli nagu see rannatelk, üks külg oli täitsa lahtine. Et kuskil sinna tee peale, siis öösel pidin tee pealt enda madratsi ära võtma, et see oli nagu selline pull asi. No jah. Olgu, nii. Et siis magamiskotte on sul ka erinevateks oludeks. Mul enda samamoodi ja ühesõnaga on vaja kasulik, kui sul on erinevad magamiskotid. Sest nad niikuinii magamiskotid, kui see on öelda, on asjad, mis kuluvad ja väsivad ja siis on sul lihtsalt rohkem valikud ja sellist mõttetut kasutuskulu või nagu vähem nagu. Mul on jah palju magamiskotte, palju telke ja palju põletid. Mis telgid sul on? Lightent 1. Ma ostsin ta siis, kui ma hakkasin nagu üksinda matkamas käima, et mul kõigepealt... tegelikult on 6 telki. Kahte ma ei kasuta. Vist, jah. Hakkame lugema. Lightent 1. Seda ma kasutan üksinda matkamiseks ja kui on selline päris tuuline ilm, et siis ta tegelikult peab tuult päris hästi. Ta on see tugevast materjalist ja hästi madal, et tormisilmaga ei ole probleeme tekkinud. Siis on mul Ferrino Atom 3. Seda enam ei müüda, aga ta on kuppel siis 3 inimese oma. Ja 2,5 kilo kaalub ainult 3 inimese telgi kohta. See on päris hea. Silikoniseeritud sellise vihmakattega. Nii. Siis ma see kevad ostsin omal AliExpressist Nature Hike'i 2 inimese ultralight 10 denieri väliskattega telgi. See tõesti nagu kaalub kergem, ta on kergem kui see Lightent 1, aga samas ta on kõrgem ja tal on rohkem ruumi. Aga tema tuulekindluses ma ei ole nii väga kindel. Okei. Aga siis pigem selline 3 hooaja telk, ma saan aru. Okei. No ta on ikkagi hästi õhukesed materjalist, et ma ei hakka ta katsetama, et kuidas ta seal tormis nüüd vastu peab. Nii, siis on mul see Fjällräven Abisko Shape 2. Et ta on siis mul ekstreemtingimustesse ja talvel, et 2 inimese oma. Et sinna mahub ka ilusti 2 inimest, et ei ole seda, et on 2 inimese telk, aga mahud ainult üksinda ja 1,5 inimest mahub ära. Okay. Et seal on hästi suur seeskoda, et saab oma asjad sinna visata, halva ilmaga süüa teha. See korralik professionaalne telk mägedesse kuskile. Kuidas selle Abisko Shape 2 puhul on selle materjali venivusega? Ma olen kuulnud, et paljud kurdavad, et see materjal kipub, kui ta märjaks saades, siis üsna palju venima. Et need kõik, mis kasutavad seda nailonit. Ma ei tea, pole nii suurt muret nagu tekkinud endal.
et nagu nüüd telk kokku vajuks selle, sellepärast. nojah, jah. Et paned ilusti pingule ta alguses ja siis ta nagu püsib ka hommikuni. Tuult peab hästi ja mulle meeldib selle telgi puhul see, et sinna tuul nagu magamisalasse üldse ei tule. Me oleme maganud jubedate tormidega, aga sees ei ole üldse tuult. Samas kondentsi tekib. Aga see on tõesti oluline, et kui sa, mida hullemad tingimused on, et ikkagi tahaks tuulekindel, et lihtsalt muidu on siis seda ma lihtsalt ei, ma ise ka ei, pigem tahaks seda vältida nagu igal juhul. Muidu võib sulle kui tahes hea magamiskott olla. Ma arvan, et ikkagi lõpuks see tuul lihtsalt... Lightendis ma olen kasutanud magamiskoti ümber siis seda pivi. Okay. Et kuna ta on seest on täiesti võrkkattega, siis tuleb see tuul ikka läbi. Kas see Ferrino Rider Pro või mis ta oli? See kõne... Midagi sellist oli, see roheline. See roheline, just. Seest hõbedane. Just, okei. Et ta võtab nagu täiesti tuule kinni, et magamiskotini tuult ei jõua. Aga kuidas on selle piviga see kondentsi teema? Et seda tuleb ikka, jah? Tuleb, jah. Ükskord ma magasin seal, ilma telgita magasin lihtsalt seal vaatetornis. Hästi tuuline ilm oli. Tuult ei tundnud seal sees, aga hommikul siis hakkas vett näkku tilkuma. Okay. Seal oli ikka see kondentsi niimoodi tekkinud, et külma vett hakkas silma tilkumad. Ja võib-olla siis, kui see jalaosa lahti teha, võib-olla siis, kui mingi õhk tsirkuleerib ringi, võib-olla natukene vähem. Aga see oli jube tuuline ilm ja ma võtsin kõik kinni, mis võimalik oli. Okay. No selge. Nii, telgid. No 2 telki, mis ma ei kasutan, siis üks peretelk. Kunagi lapsena sain selle ja siis üks prismatelk, see klassikaline 2 inimese oma. Ja paaril esimesel matkal käisin sellega, aga siis said kiiresti aru, et ega vihma eriti ei pea ja äikese tormi järel oli mingi loik telgis ja siis nagu hakkasin investeerima väikselt. Okei. No vot. Ja siis on võrkik. 5. magamisvõimalus. Mis hetkel sa nagu tundsid vajadust või nagu mõtet või soovi, et võrkikke nagu endale võtta telgi kõrvale? Mäeta seda situatsiooni, et miks. Ju pakkusid nagu huvi. Okay. Aga samas ma mõtlen, et on tõesti, et kui on mingi jube kehva pinnas, on mingi muru on hästi kõrge või taimed kasvavad hästi kõrgele või rabas on selline pinnas on. Ja, just. Et siis on võrkiga hästi mugav, vahet 2 puu vahel. Ja, ma mõtlengi nagu, et tõesti nagu telgiga võib siin baseeritud olla nagu keerulisem. Ma ise esialgu mõtlesingi, et ma tulen enda telgiga ja aga hakates mõtlema selle peale, et ega seal vist väga mõnus ei ole nagu. Eriti kui ta ju on ikka niiske pinnas ka ja selline vajub võib-olla sinna kuskile sisse. Nii hull ei ole. Okay. Et rabas sa saad enamasti aru, et kus siis vajub ja kus ei vaju, et seal tasane rohelise taimega pinnas, et see tavaliselt vajub, et älvesteks kutsutakse neid. Need on siis välja kujunemata laukad. Okei. Sa kas sa nagu eelnevalt nagu tutvusid sellega, et mis varustus peab olema või kuidas rabas nagu ellu jääda või kuidas nagu rabas liikuda või lihtsalt läksid pea ees, et... Vist olime Ukuga läksime, Uku on varem käinud ja siis vaatasime, et saab kuskilt otse sinna lõkke kohta ja siis me lihtsalt läksime ja jäime ellu ja siis vaatasimegi, et polegi kõige hullem, et ei ole vaja neid räätsasid alati, et ei vaju rinnuni sinna sisse ja et kõige hullem, mis ma olen vajunud, on siis põlvili ja okay. Julgeb isegi üksi käia. Okay. Et noh, ma arvan, meil kõigil on mingisugune põhimotiiv või nagu, mis meid nagu kutsub matkama või noh, mingisugused olulisemad asjad või põhjused või et mis siin nagu on nagu kuskile matkama üldse viinud või mida sa saad leida või kogeda või... Rutiinist väljatulek. Okay. Et ma olen mõelnud, et kõik mu tööpäevad näevad suhteliselt samasugused välja, et ärkan 6:30, pesen hambad,
siis hüppan oma tõukeratta peale, näen samu inimesi tee peal, kui ma tõukerattaga tööle sõidan. Isegi valgusfoori graafikud olen ära õppinud, et seal ma pean kiiresti sõitma, siis ma jõuan rohelise tulega üle. Aga lähen metsa, siis ei tea, mis sind ees ootab, et eriti kui sa lähed tundmatutele radadele, et tuleb mingi kraav sulle ette, kus sa pead nagu üle saama või... See on üks põhjus, miks ma ise ka nagu väga palju ei ole enda matkasid nagu ette planeerinud, et just, et siis ma saangi olla nagu kuidagi nagu selline nagu laps, kes avastab seda maailma, kas või enda siin kodu lähiümbruses, et võib leida seal väga põnevaid asju, et kui sa ette vaatad, loomulikult see on nagu omaette nauditav, et kõigepealt nagu planeerida, see on juba omaette reisimine või matkamine, et vaadata neid kohti ja nii edasi. Aga just, et nagu ma üritan vähemalt niisugust nagu väga detaililine, mitte nagu ära planeerida. Et oleks niisugust nagu just ootamatust ka, et mis seda ootamatust tuleb isegi siis, kui sa planeerid. Ja seda tuleb igal juhul, jah. Ega sa seal Google Mapsist ei näe, kus sul see täpselt see jõgi või asi jookseb. Järsku vaatad, et kraav on ees, et kuidas sa sealt üle saad. Ehitad omale silla mingitest puudest ja siis ronid üle. Nii on. Jah, selline planeerimine, jah, et kui ma olen pikematel hetkel läinud kuskile nagu väga põhjalikult kuskile Indiasse või siis ma olen ka, loomulikult ikka ma vaatan ette, mingid asjad on nagu igal juhul vaja vaadata, et aga samas jah, püüan ka ikkagi mitte väga lõpuni ära planeerida. Väga tore olemine siin Tädu lõkkekohas. Siis eestlased veel, aserbaidžaanlased ja meie pakime asjad ja sõidime koju.